On teil meeles üks kunagi laineid löönud videoklipp? Excuse me, may I ask one question? What do you know about Estonia? Estonia. Absolutely nothing. Is that a place? South Africa, West Africa, Russia, Estonia. Never heard of it before in my life. Could be anything. Could be a new sandwich, you know? 25 aastat edasi ja uurime samas kohas New Yorgis Times Square'il, kui tuntud on tänane Eesti. No, I don't know where it is. Estonia? Oh, yeah. More or less, yeah. Where is it? In Europe. No. Where it might be? A country? Okay. Yes. Yes. Okay. You're almost there. Where? Geneva? Is it Geneva area? Yes. Okay. Yeah. Princess Diaries. That's old. No. No idea. Estonia? No, I do not know what's Estonia. No mis mõttes tekib New Yorgi keskel lausa trots? Kas meid siis tõesti ei tuntagi? Mida me uuringutest oleme teada saanud, ongi see, et kui võtta globaalne keskmine ja Eesti tuntus, siis selge on see, et Eesti väikeriigina jääb tuntuses allapoole globaalset keskmist. Läti, Leedu, et tegelikult nemad on seal samas, meiega sarnases positsioonis, aga kui me nüüd sinna kõrvale vaatame seda, et need, kes nüüd teavad Eestit, missugune nende arvamus Eestist on, mismoodi nad tajuvad Eestit, siis see on väga positiivne. Meie probleem on siis see, et meie tuntus on madal, aga need, kes teavad hästi. Kes ja kus Eestit siis teavad? Siirdume tagasi New Yorki. New York armastab endast mõelda ka kui maailma pealinnast ja õigustatult siin ongi maailmaorganisatsiooni ÜRO peakorter. 193 riiki koos, praktiliselt kõik maailma maad ja huvitav, kuidas ja millega Eesti siin välja paistab. No me oleme ju väikeriik, eks ole, et mida meil siis nii palju peale kultuuri ja maine nagu on, eks ole, maailmale pakkuda, et meil ei ole naftat, meil ei ole gaasi, ma ei tea, teemanteid, kulda ja nii edasi, eks ole, aga meil on kultuuridiplomaatia ja meil on maine. Need on kaks asja, mille najal tegelikult saab päris palju siin ära teha. Me seisame iga päev Ukraina kõrval, toetame Ukrainat ja teeme kõik selleks, et see poliitiline hind, mida Venemaa maksab selle agressiooni eest, oleks siit vaadates võimalikult kõrge. Nii et siin Eesti on kindlasti olnud nähtav. Teiseks, kui me võtame Eesti kui digi- ja küberkuvandi, siis see on endiselt väga tugev siin. Meie jalajälg siin on suurem, kui me tegelikult oleme. Ja ma arvan, et see on hea tunne. Eesti tuntuse üks sammas on niisiis juba aastaid ja jätkuvalt IT, infotehnoloogia ja interneti lahenduste väga kiire ja laialdane kasutuselevõtt. See Eesti tiigrihüpe postsovjetlikust riigist 21. sajandisse. See maine tekkis selle põhjal, et meil oli toimunud midagi, päriselt toimunud midagi sellist, mis pani ülejäänud maailma ahetama ja see juhtus meile endilegi tagantjärele, kui vaadata üllatusena. Me polnud valmis selliseks maineks, kui korraga hakkavad tulema ka mujalt riikidest välisdelegatsioonid, tahavad kohtuda, tahavad näha, mille järel Eesti kuvandiloomes hakkas välja kujunema uus narratiiv, uus selline lugu Eestist kui väikesest võimsast digiriigist, millest muudel riikidel oleks võimalik õppida. Nüüd räägitakse, et Eesti digitiiger on pisut aeglustunud. Ma näen praegu hetkel, et meie positsioonid on tugevad läbi selle, et me oleme kunagi midagi teinud, aga nendesse uutesse teemadesse taaskord, eelkõige tehisintellekti tehnoloogiat arendamisse, me ei julge sõnaselgelt sekkuda või esitada need kõige põletavamaid küsimusi. Miks? Tundub, et digiriik on nagu kõik korras. Ei, see ei ole nii, sest taaskord me hoiame seda taset praegusel hetkel läbi sisemiste reservide. Me liigume kaasa, mitte me ei juhi seda voolu. Kui meile maailmas tuntust toonud IT-lahendused kõrvale jätta, siis muidugi Eesti on ka ise püüdnud oma mainet aastate jooksul teadlikult kujundada. Mäletame ju kampaaniaid Welcome to Estonia ning ka Eesti maine tööriistakastiks nimetatud rändrahne.
No meile kui Eesti mainekujunduse eest vastutavatele inimestele on need kaks muidugi asja, millega me tahaksime, et meid esimese hooga ei seostatuks. Miks? Sest need on ütleme, vanad asjad. Aga see kivide kampaania ikkagi oli paljude arvates natuke ebaõnnestunud. Absoluutselt oli, kui sa seda nimetadki kivide kampaaniaks, siis ilmselgelt oli. No mis sellega valesti läks? Esiteks oli see, et kui eelnevalt oli olnud see Welcome to Estonia logo, siis sellest lähtuvalt ongi inimesed alati soovinud siis leida jälle logo, aga seda ei kommunikeeritud ka hästi välja, et logo ei tule. Rändrahnude mõte oligi mitte olla Eesti logoks, vaid taustaks, leitmotiiviks, mida Eestit tutvustavates materjalides kasutada. Ning nagu ka ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse EISI büroos näha, on rändrahnud seni disainielemendina kasutusel. Ta on senimaani kasutuskõlblik, me kasutame teda üha enam ja enam, ka teised ministeeriumid ja riigiasutused on nüüd aru saanud, et see toimib. Tähendab siis seda kivide motiiv ikkagi kasutatakse seni? Kasutame ja väga edukalt, aga ennekõike see on lihtsalt taust, see on see, kuidas me ennast kuvame. Täistund uurib täna, kui tuntud on Eesti maailmas 33 aastat pärast uuesti riigina kaardile jõudmist. Do you know Estonia? Estonia? Something about Estonia sounds familiar to me. What is familiar? A lot of stones, like the Rolling Stones. Okay. The people that get stoned and have fun. Probably in Africa, maybe. I speak French. I don't speak English. Estonie. Estonie. Estonie? What is that? Sorry. Do you know where is Estonia? No at all. No, we have no idea, man. Mida me siis teha saame, et enda tuntust tõsta? Eestil ei ole ühte sloganit, millega me ennast maailmale tutvustame. Küll aga meil on selline keskne lugu, mida me tahame Eestist rääkida. Eesti äriajamise lihtsus on kindlasti üks teema, millega me tõuseme tugevalt esile. Teiselt poolt teiste riikide abistamine. Kas Ukraina aitamine on ka meile tuntust saanud? Päris kindlasti saab maineuuringute põhjal seda väita, sest see hüpe on olnud väga tugev. Maineuuringutes on selline plokk, kus on abivalmidus teiste riikide suhtes. Ja see on kategooria, siis, milles me oleme väga tugevalt tõusnud 2 aasta jooksul ja üllatusliku teemaga, millega Eestit seostatakse, on siis rohetehnoloogiate areng või siis selline kestlik tulevik. Et see on meile üllatusena väga positiivselt tulnud pilti, ehk siis Eestit seostatakse selle teemaga. Veel üks huvitav fakt. Eestile kui brändile on pandud ka konkreetne rahaline väärtus. Eesti riigi brändi väärtuseks on siis arvutatud 47 miljardit eurot. Riigi brändidest on ka väga põhjust rääkida. Igasugusest tulust, mis riiki tuleb näiteks välisinvesteeringute näol või ekspordi näol või turismist tuleva tulu näol, siis veerandi sellest moodustab siis riigi brändi mõju. Võtame 1000 eurot tuleb riigile sisse näiteks eksporditulu, siis arvestuslikult 250 eurot sellest on mõjutatud sellest, kuivõrd positiivne on selle riigi kuvand. Samas ei taha me mõistagi olla maailma silmis vaid ühe, näiteks ainult IT teemariik. Et seda me endale tõesti enam lubada ei saa. Me olemegi nüüd sel punktil, kus me näeme, et digiriigist ja sellest startupi kogukonnast rääkimine, et sellest üksi enam ei piisa. Me peame rääkima Eesti täiesti teadlikust kaitsevõimest. Me räägime, et me oleme NATO liige ja siin on olukord kontrolli all. Et peame selliseid sõnumeid rõhutama. Kuigi on see anekdoot, et eestlase kõige olulisem asi on see, et mida teised minust arvavad, siis see tegelikult on eluküsimus, mida meist arvatakse. No olles pisut tegelenud selle teemaga, mis on meie tuleviku sõnumid võib-olla, minu meelest kliima on üks peamine sõnum, sest et Eesti on ja jääb klimaatiliselt selliseks kohaks, kus saab nautida elu. Erinevalt paljudest lõunapoolsematest riikidest, kus suved muutuvad nii kuumad. Kliima on ohtlik sõnum, sellepärast, et tegelikult on see kõik üks maailm.
see, et kui meil läheb kliima paremaks, siis me teame, et kellelgi läheb kuskil halvemaks. Nii et kliima on ohtlik ja tegelikult on kliimaprobleem. Ja selle tõttu me ei julge seda liiga palju kasutada, küll aga me räägime seda, kuidas meie keskkond läheb meile korda, kuidas meie metsad lähevad meile korda ja hiljuti tuli ju ka uuring, et maailmas on 7 riiki, kes saavad väita, et nende õhk on puhas ja Eesti on üks nendest 7 riigist. Euroopas oleme Islandi järgi teine riik ja maailmas 6. Et nii mõneski maailma piirkonnas, minnes sinna Eestit müüma, on see esimene asi, mida me ütleme. Näiteks Indias. Tegelikult on ju Eesti riigi mainesaadik iga eestlane. Nii et seda tasub meeles pidada kõigil, kes me välja läheme. Esiteks, käitu korralikult ja ole oma riigi üle uhke. Kuid tagasi New Yorki Times Square'ile jätkan otsinguid, et leida keegigi, kes Eestit teab. Ja lõpuks bingo. Do you know where is Estonia? Yes. Yes. Where is it? It's the northernmost of the 3 former Baltic Soviet republics. You win Tallinn is the capital. I've been there. You win the grand prize. You are the only person we interviewed here who knows exactly where we're from. Tallinn is beautiful. So, no, it's a great place. Okay. Thank you very much. Surely. Take care of each other.